Tere kõigile, teiega on Kristel ja siin on tänased 3 kaarti. Valige siis oma kaardid, küsige oma küsimus või küsimuse. Soovige oma soov või soovite kuulata, mis kaartidel teile öelda on. Ja tänase päeva kõige esimene kaart on meil müntide 9. Müntide 9 räägib sellest, et te olete näinud palju vaeva, te olete teinud palju tööd selleks, et jõuda siia punkti, kus te olete. Ja siin punktis on teil hea olla, sellest saate enda lubada juba väikeseid luksusi. Nüüd on see nii-öelda viljakoristusperiood ja teid ümbritsevad inimesed, kes on teile toeks ja kes saavad aru, et tegelikult te olete väga palju vaeva näinud. Aga see ei tähenda seda, et töö oleks veel lõppenud. Kaart number 2 tänasesse päeva on karikate kuningas. Karikate kuningas on kuningas, kes ütleb, et ta ei ütle. Ta on väga heade liidriomadustega veemärgis meesterahvas ja sellele meesterahvale on hästi omane see, et ta soovib kõiki ära kuulata, soovib rääkida, teiste arvamusega arvestada. Võib-olla teil ka täna tuleks olla natukene paindlikum, võib-olla teisi inimesi ära kuulata. Need 2 kaarti, nende ühine näite on see, et ärge olge enda vastu niivõrd range. Ja 3. kaart on siin maag. Maag ütleb seda, et teie energia on piisav. Teie olete piisav. Teil on olemas kõik vahendid ja ressursid selleks, et teha seda, mida te teha soovite. Ja siin on veel võimalus, kui me räägime tööalaselt, võimalus on ametikõrgendus või kas või kõrgem palk, kui ülemusega see kõik läbi rääkida. See on kõik teie teha. Teil on selles kõik ressursid olemas. Või isegi, kui te soovite tõepoolest nüüd saavutada midagi, mis tundub teie jaoks võimatu, ärge muretsege, teil on need ressursid olemas, te saate seda teha. Siin on see koht, kus läbi rääkida. Ja uskuge, te jõuate soovitud tulemusteni. Kui me räägime armastusest, siis teie partner tõesti hoiab ja armastab teid. Teie maagia on olla kohal ja teie ise. Sellised on meie tänase päeva kaardid ja homsete kaartidega näeme juba homme.